tere, tulevikupidajad, kes te vaatasite seda videot ja mõtlete, mida ma lugesin 2026 aasta jaanuaris. Ja vastus sellele küsimusele on muidugi Hanne Blanki Straight ehk Surprisingly Short History of Heterosexuality. Ma siin bounce'in palli peal ja püüan mitte midagi väga hullu ega segast öelda, sest ausalt öeldes ma valisin selle raamatu sellepärast, et ma mõtlesin, et see on lühike, ei sisalda mingit uut informatsiooni ja sellest on lihtne teha mingi video ülevaade, asi, mida ma ei ole kunagi varem teinud ühegi raamatu kohta. Aga tuleb välja, et ma alahindasin seda raamatut ja ülehindasin enda võimeid ja nüüd ma olen püüdnud siin enda juukseid saada välja nägema, nagu need ei näeks välja nagu paanikas merisiga või lihtsalt appikene, et ma iga 3 lause tagant ei peaks uuesti salvestamist alustama, sest ma lihtsalt räägin millestki täiesti suvalisest. Aga jah, ma lähen seepärast kohe teemade juurde, mida ma käsitleda tahtsin, ehk siis see raamat on ilmselgelt feministlik kirjandus või ma ei tea, kas ilmselgelt, seal on ka väga suur ajalooline komponent, käsitletud on väga palju ajaloolist sükest üldist tausta, ehk siis täiesti loetav inimestele, kes on ainult ajaloost huvitunud. Mis puudutab feministlikku osa, siis feministlik selline kirjandus on alati hinnatav nagu mingisugusel sellisel skaalal, kus ühel pool on lihtsalt ideoloogiline müra, mis üritab ennast õigustada, ütleme niiviisi idiootidele, kes nagu nii raamatud ei oska lugeda, ja teiselt poolt siis kui palju see esitab uusi fakte, argumente ja huvitavaid arutluskäike ja see feministliku raamatuna see teeb kindlasti mõlemat. Aga ma nii väga ei üritagi seda raamatut arvustada ega anda lühiülevaadet, millest seal räägitakse, vaid olles äsja seda lugenud, ma üritan anda lühiülevaate sellest, mida ma ise pean heteroseksuaalsuse ajalooks ja just seetõttu, et ma tegelikult ei tea, kuivõrd lihtne üldse on inimestel mõista, mis asi on heteroseksuaalsus, kuivõrd kerge on aru saada sellest, et tegemist on umbes 150 aastat vana kultuurilise fenomeniga, mitte mingisuguse loomuliku olekuga, kus me kõik viibime. Ja seepärast ma pigem keskendun lihtsalt sellele, milline on mu enda ettekujutus, olles lugenud nii seda raamatut kui ka ausalt ma olen varem ka lugenud mõnda raamatut. Okei, mis asi on siis heteroseksuaalsus? Esmalt tuleks alustada vist mingisugusest eelloost, mis on Euroopas reformatsioon, sest kui me üldse eeldame, et inimestel on selline asi nagu seksuaalne orientatsioon, siis peab neil olema mingisugune vabadus tegutseda ja ma ei ütle, et seda vabadust ei olnud. Varasemalt inimesed tegid igasuguseid veidraid asju seksuaalselt. Näiteks seal raamatus on isegi välja toodud, et Firenzes loodi umbes aastal 1502 vist siuke ametlik liitsimaja, sest see eeldatavasti piiras meeste omavahelist seksuaalsest läbikäimist, kui seal olid saadavad nii-öelda ametlikult pakutavad naised, mis on kindlasti väga tore ja usupuhas ettevõtmine katoliku kiriku poolt ja selles mõttes tuleb ka aru saada sellest, et sodoomia või 2 mehe vaheline seksuaalvahekord on katoliku kiriku jaoks ikkagi olnud midagi sellist, mis võib juhtuda igaühega, see ei ole
kuidagi seotud inimese identiteediga, sellega, kes ta on või piisab lihtsalt õnnetust juhusest. Umbes nagu iga teise patuga, et kas vargus või mõrv või sa lihtsalt satud valesse olukorda ja äkki sa juba oledki, tead, tegeled Sodomiaga, tead, see kohutav. Tuleb ikka inimesi kaitsta selliste patuste tegevuste eest, aga esimene samm heteroseksuaalsuse suunas on reformatsioon, sest erinevalt katoliku kiriku õpetusest Luther leiab, et abielu on sama püha staatus kui süütus või tsölibaat ja väidetavalt Jumal plaanis abielulist staatust juba luues Aadama ja Eeva ja pannes nad sinna aeda kokku, ümbritsedes nad taraga, et nad ikka tead abielluksid ja oleksid koos ja nii edasi. See muidugi ei piirdu ainult Luteriga, kogu protestantlik liikumine on sellega kuidagi seotud, ka Anglikaani kirikus näiteks Henry VIII ajal esimene protestantlik peapiiskop Toomas Cranmer tuleb lagedale sellise radikaalse ja ütleme niiviisi ketserliku väitega, et abielus olevad inimesed peaksid tegelikult üksteisele meeldima, mis seab kahtluse alla, et kelle jaoks me seda abielu siin ütleme niiviisi üldse sõlmime, et kas egoistlike madalate ihade jaoks või siiski katoliku püha ürituse jaoks, sest ilmselgelt viimane vastus on õige, eks ole. Aga selline kultuuriline muutus Euroopas põhjustab ka teatavate armastusromaanide leviku, mis elegantselt annavad juhiseid, kuidas tunda heteroseksuaalseid tundeid ja kuidas mingisugune Rüütli romaanid. Väikese kõrvalhüppena võib ka mainida, et need loovad ka religioosse fanatismi, sest ka suhet Jumalaga hakatakse läbi isiklike tundmuste tõlgendama paljuski just protestantistlikes ringkondades. Aga romantilised romaanid ja nendega kaasnev mõtteviis kehtestab väga tugevalt ja kiiresti Euroopas kanda. Ja tänapäeval tihti mõeldakse selliseid vanu romaane lugedes, et need on nii tunnetekesksed ja siuksed õrnalt viitavad, kuidas ma ei tea, kellegi põse punasilitamisele ja et seal ei ole mingit siukest otsest pornograafilist sisu, et see on nii tänu sellele, kuivõrd tugev oli tsensuur ja katoliku kiriku võim ja kuivõrd igast seksuaalseid teemasid häbistati, aga tegelikult see on ikkagi suures osas tänu sellele, et selline tundlemine oli väga uus nähtus. Ja see oli nagu cool noorte hulgas, ma eeldan, mingi periood siis. Ja enne seda, tasub üle korrata, abielu oli ikkagi, mis enne seda, kuni 20. sajandini välja tegelikult abielu oli ikkagi väga paljudes kohtades kollektiivi otsus. Enamasti naine liitus mehe perekonnaga, kogu perekond pidi ta mingil määral vähemalt heaks kiitma, kui mitte ta ei pidanud küll kogu perekonnale meeldima, aga ta pidi olema tolereeritav selles mõttes, et sellist asja, et nüüd ma ei tea, keegi lihtsalt läheb ja abiellub vastupidiselt oma perekonna soovile, see tundub jabur. Ärge unustage seda, et Romeo ja Julia, kes on näited sellest siis hiliskeskaegset varahusaegset näited siuksest tänapäeval on ilmselt paljudel raske ette kujutada, et seksuaalvahekorrad leiavad aset väljaspool mingisugust tundelist sfääri, mis ma ei pea silmas siin mingisugust kerglikku armastust, vaid ma lihtsalt mõtlen seda, et
need kaks inimest meeldivad üksteisele. Aga tegelikult, kui nüüd natuke ausalt ringi vaadata, siis nii tänapäeval kui ka ajaloos inimesed on alati seksinud väga paljudel põhjustel ja mis ei ole üldse seotud sellega, et üks pool meeldib teisele või midagi sihukest, vaid inimesed seksivad, sest et selleks, et partnerit tasustada, viia läbi omamoodi vahetustehing, lojaalsuse näitamiseks, meelitamiseks või partneri või enda enesekindluse tõstmiseks, rituaalsetel põhjustel, naudingu saamiseks, domineerimise näitamiseks, allumise demonstreerimiseks ja miks mitte ka alandamiseks, vigastamiseks või karistamiseks. Jah, ja ükski neist ei eelda tegelikult, kuigi ükski neist põhjustest ei eelda tegelikult, et sul on olemas selline asi nagu seksuaalne orientatsioon. Ma ei oska isegi seda reformatsiooni asja kuidagi kokku võtta, aga see on halb märk, et inimesed on hakanud jamama tunnetega, sest valgustusega hakkab Jumala autoriteet kahanema ning sealt alt hakkab päevavalgele tasapisi ilmuma sihuke tõde, et kirik on lihtsalt üks perversne organisatsioon, mis on sundinud kõiki nussima, küsimata, kas keegi seda päriselt tahab. Ja fantaasiamull, milles Jumal on mehe loonud ja naise loonud ja üksteise jaoks ning abielu on püha sakrament, milles nad elavad õnnelikult koos elu lõpuni, see hakkab tasapisi mõranema juba tegelikult nagu Wollstonecrafti viimane romaan, näiteks Wrongs of Woman, räägib loo naisest, kes kohtub mingisuguse kahtlase Jorsiga, kes on hasartmängija ja ta suudab lihtsalt kosjas käies hea näo ette manada, et varjata seda, et ta päris motivatsioon on naise vara enda kätte saada ja kui naine siis hakkab oma mehele vastu, siis ta lõpetab hullumajas ja ongi ilus armastuslugu läbi. Keskel ei oleks selline lugu ilmselt kedagi kulmu kergitama pannud, kuna selle traagüüdia seisneb selles, et see mees ei ole see, kes ta päriselt on. Ja et sellel naisel on tunded. Ma arvan, keskajal oleks pigem eeldatud, et okei, sul on tunded, aga see teeb sind lihtsalt debiilikuks ja see ongi asja lõpp, et nagu sul on tunded, siis ära pista oma kätt ka lõkkesse, eks ole, aga nagu see on täielikult sinu viga, aga valgustuse ajal see hakkab juba nagu kõnetama inimesi kui mis on erinevad viisid, kuidas ühiskond peaks ennast organiseerima niiviisi, et oleks võimalik enda elu kuidagi nende tunnete järgi elada. Wollstonecraft on muidugi erandlik näide selles mõttes, et üldiselt tema eluajal on ikkagi mõjukad inimesed aadlikud, kes mõtlevad seksuaalsusest ja paljunemisest vägagi au ja perekonna keskselt, perekonna vara keskselt ja seega suures osas väljaspool seda tundlist mulli. Küll aga nagu valgustusaja jooksul see, ütleme niiviisi keskklass, uus keskklass, kes koosneb erinevatest kaupmeestest ja jõukatest käsitöölistest, kes on haritud ja nende jaoks on abielu vägagi seotud seksuaalse ihaga ning nende kõige intiimsemate soovidega ja ütleme niiviisi, sealt hakkabki meie kultuuri imbuma selline arusaam, et võib-olla on inimesed, mõned inimesed on lihtsalt heteroseksuaalsed, aktsepteerige seda.
19. sajandil, kui suurlinnades on toimumas teatav rahvastikuplahvatus, industrialiseerumine, seal tekib ka selline kultuur, kus inimesed saavad võrdlemisi anonüümselt igat moodi seksuaalselt läbi käia, sest paljud järelevalvemehhanismid, mis toimivad väikestes kohtades nagu külaelus, neid lihtsalt ei ole seal ja need ei saagi seal toimida, sest kõik ei tunne kõiki ja nii edasi ja nii edasi. Aga see seab tegelikult kohe väga suure pinge alla mehe ja naise vahelise armastuse sellise piibelliku religioosse müüdi, sest tööstusühiskonnas elades tuleb välja, et arusaam, et mehe ja naise vaheline armastus on hooliv ja igavene, nagu absoluutselt kõik looduslikud nähtused seda on, sest need on Jumala poolt täiuslikuks loodud. See nagu kuidagi on ilmselgelt vale, aga siis tuleb appi tollane teadus, mis üritab tõlkida varasemad religioossed dogmad loodusteaduste keelde ja muidugi see suhe teaduse ja religiooni vahel on vastastikune, et teaduse avastatud looduse toimimise mehhanismid jõuavad ka religiooni, tekivad argumendid nagu intelligentsest disainist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, mis varem ei oleks ilmselt kedagi huvitanud, et aga heteroseksuaalsuse mõiste tekib sellises tähenduses 1869 tänu sellele, et tollel ajaperioodil leiab aset Saksamaa ühendamine, milles käigus paljudes seadusandlustest saab üks. Kehtima jääb Preisimaa karistusseadustik, mille paragrahv 143 siis sätestab, et ebaloomulik läbikäimine loomade ja inimeste ning meessoost isikute vahel on karistatav kuni 5 aasta sunnitööga. See põhjustab märkimisväärset protesti ilmselgetel põhjustel ning leiutatakse mõisted homo ja heteroseksuaalne. Algselt nende leiutajate eesmärk on kasutada seda argumentatsioonina, et inimesed on eri tüüpi. Seega, kui seadus mõistab hukka ebaloomuliku läbikäimise meeste vahel, siis nad peavad ka arvestama, et ei ole midagi ebaloomulikku homoseksuaalsete meeste juures, kes teevad mida nad teevad. Sorry, ma olen segaduses. Palun keegi selgitage mulle, mida heteroseksuaalsed inimesed ja homoseksuaalsed inimesed erinevalt teevad. Aga okei, jätke kommentaaridesse, kui te teate link mõnele videole või midagi. Aga ma tegelikult tahan rõhutada, et see raamat keskendub vägagi palju sellele, et just rõhutada seda, et homoseksuaalsus ja heteroseksuaalsus ei ole mingisugused nähtused, mis on avastatud loodusteadlaste või arstide poolt. Need ei ole kuidagi teaduslikud mõisted. Need on tekkinud juriidilise vaidluse ümber. Ja heteroseksuaalsus on lihtsalt võtnud kõike muud eirates endale kultuuris domineeriva koha ja hakanud käsitlema kõike erinevat kui kõrvalekaldeid iseendast, mis on selles mõttes väga problemaatiline. Eriti arvestades, kuna mis asi on heteroseksuaalsus, keegi ei tea. Ja kui varasemalt käsitleti seksi vaevu erinevalt ükstapuha mis instinktist, näiteks urimineerimisest või söömisest, siis 19. sajandil sündis narratiiv, et seksuaalsus on tohutu tung, mis vabastab suured jõud ning terved rahvad sünnivad ja surevad selle tõttu. Ja seega tuli hoolitseda, et seksuaalne vahekord oleks läbitud korrektselt, et orgasm oleks saadud õigel viisil. Kõige selle aluseks pidi olema looduslik soo jätkamine, kus peenis käib vagiinasse
mis tegelikult tekitas väga palju segadust näiteks freudistlikes ringkondades, sest selline arusaam seksist, mis tänu sellisele ettekujutusele heteroseksuaalsusest tekkis, et siis selle arusaama all ma pean silmas, et heteroseksuaalne seksuaalakt, isegi kui kasutatakse kondoomi näiteks, on sisuliselt looduses eksisteeriva soo jätkamise imiteerimine, et mees ja naine tahavad siis lihtsalt jäljendada seda, mida looduses tehakse järglaste saamiseks, aga eksisteerib ka sihuke täiesti ebaloomulik nähtus nagu kliitor ja kõik freudistliku taustaga mehed teoritiseerisid, et naine saab rahulduse tundes mehe seemet enda sees liikumas ja muid siukseid asju. Muidugi viktoriaanid olid juba tegelikult toona oluliselt seksuaalselt vabamad, kui me neid ette kujutame. Oli muidugi ka neid, kes soovisid kliitoreid ära lõigata, kuid neid nähti pigem radikaalidena ja neid tolereeritud tegelikult väga. Aga selles mõttes kindlasti aeg oli omamoodi keeruline ja toimus ka pööre tagasi teatava konservatiivsuse suunas, kuna neid religioosseid ideesid siiski sooviti alal hoida. Üks problemaatilisemaid ja mõjukamaid teoseid on kindlasti Graf Epiki raamat Psühhopaatia seksuaalis, mis ilmus 1886 ja see tegeleb seksuaalsete hälvete kategoriseerimisega. Kogu selle ajastu seksiuurijate teaduslik probleem tegelikult sisuliselt seisneb selles, et heteroseksuaalsust kui reeglid pole defineeritud, aga otsitakse erandeid, otsitakse hälbeid ja see iseenesest minu arust, nagu see on puhtalt minu hinnang, aga minu arust see on nagu omamoodi otsitakse perverssel viisil enda identifitseerimist paremana. See on nagu võrreldav sellega, et mulle meeldiks olla parem, kui ütleme ükski teine partner, kes minu partneril olnud on, et ma tunneks, et ma lihtsalt olen väga chat tegelane ja naistel on heteroideoloogia kohaselt väiksem sugutung kui meestel, kelle jaoks seemne levitamine on looduslik eesmärk ning seega nagu naiste huvi seksi vastu on patoloogiline, samas kui mehe puhul on see loomulik. See pole raske näha, kuidas see aitab õigustada mõtteviisi, et kui su naine ei ole seksuaalselt rahuldatud, siis probleem on temas, sest tema on patoloogilise mõtlemisega, samas kui mees ei ole seksuaalselt rahuldatud, siis naine ei anna piisavalt ligipääsu või ei ole piisavalt ilus või midagi siukest ja see muidugi realiseerub ka 19. sajandil vägagi selles, et naiste petmine on, kui naised petavad, siis see on nagu aluslahutuseks ja isegi naise karistamiseks juriidiliselt, aga kui mehed petavad, siis see on nagu lihtsalt siuke väike ebaviisakus, millega peaks need paariki omavahel toime tulema. Aga mida see endaga kaasa toob siis? Siiani ma olen võib-olla olnud sellise kriitilise vaate keskne ja rääkinud, mis on halvasti, aga kui küsida lihtsalt, mida see heteroseksuaalsuse teke endaga kaasa tõi, siis kindlasti selle, et inimesed hakkavad üritama püüdlema sellise normaalsuse poole, mis kus naine näiteks
selleks, et mitte olla frigiidne või mitte olla litsakas, selleks tal on vaja siiraid armumistundeid ja selleks, et mees ei oleks mingisugune tüütu, kiimaline jorss, tal on tarvis jällegi siiraid armumise tundeid. Ja selleks, et kellessegi ära armuda, on vaja seda statistilist tõenäosust ehk siis ega väga paljude inimestega väljas käia, ühesõnaga. Ja tekib deitimiskultuur ja nipid, kuidas panna kedagi endasse armuma ja nii edasi, mis laiendab kosmeetikatööstust ülisuurelt, moetööstust ülisuurelt, kõik need brändid, mida te tunnete, on ilmselt pärit 20. sajandi algusest. Samamoodi ka selline disnifikeeritud massikultuur, kus kõik on roosa ja kaunis ja selles roosas mullis, kuigi see mull on naiste jaoks kahtlemata väga ohtlik, selline väljas käimine, siis see pakub tegelikult ka võimalusi neile. Kuna mehed maksavad kõige eest, sest naiste palkadele on tihtipeale isegi ülempiirid, et kui palju üldse naised tohivad teenida ja see, et naine saab restoranis söömas käimise eest tasuta lõuna, eks ole, või mees otsustab talle kingituse teha lihtsalt selle eest, et ta kohtingule tuleb, siis kohtingust ära öelda tegelikult ei olegi väga suurt mõtet. Aga laiemad tagajärjed ei piirdu muidugi ainult küsimusega üksikisiku õnnest või rahuldusest, et heteroseksuaalsusega kaasneval sooideoloogial on ka üks selline tumedam külg, millest vahepeal oli isegi tabu rääkida, aga sisuliselt see on tervetele inimgruppidele omistamise nagu seksuaalse käitumise ja seksuaalse hinnangu omistamine, mis on seda hullem, et tegelikult heteroseksuaalsus ei mõista ennast ise kui vaid loomuliku ja loodusliku nähtusena, vaid ka kui kultuurilise ja seetõttu mõnes mõttes kultuurilist üleoleku tunnet pakkuva fenomenina. Seal samast nii-öelda sellest kohtingukultuurist eelmise sajandi alguses, millest me rääkisime, tulevad sellised arusaamad, et selleks, et see selline looduslik läbikäimine meeste ja naiste vahel toimiks, selleks naised peavad, eks ole, mitte mehi ära kasutama ja mitte siis liiga palju nõudma, olema vaoshoitud, mitte liiga palju sööma restoranis, kui välja minnakse, mitte nõudma liiga suuri kingitusi ja nii edasi. Ja mees peab pakkuma naisele materiaalseid ressursse, mida naisel absoluutselt ei ole, mitte sellepärast, et naiste palkadele tollel ajal olid seatud ülempiirid, vaid see on absoluutselt loomulik kord, et mees pakub ressursse ja naine laseb tal paljuneda selle eest. Aga see kultuurilise üleoleku arusaam on väga problemaatiline ja suur osa kolonialismist ja rassismist, mille see kultuur endaga kaasa toob ja mida see võimendab. Et näiteks kui valge heteroseksuaalne mees, kes on pärit jõukast perest, saab palju lapsi, siis ilmselgelt see on loomulik osa tema nii-öelda soo jätkamise instinktist ja osa sellest heteroseksuaalsest kultuurist, sest väidetavalt on kõigile valmis midagi pakkuma, kui vaene inimene saab palju lapsi, siis siis on tegemist destruktiivse, ebaloomuliku, patoloogilise käitumisega, sest kõik tema lapsed ei pruugi, ma ei tea, saada isegi korralikult süüa, eks ole. Seega tema seksuaalsus on patoloogiline, tema seksuaalkäitumine. Selliseid järeldusi võib teha
siis heteroseksuaalsusest. Ja mitte ainult muidugi need ei piirdu selle arusaamaga, et kolmandas maailmas inimesed on loomalikud ja loomalikud just selles tähenduses, et nad on ebaloomulikud oma seksuaalkäitumiselt, vaid see laieneb ka esteetikale, see küsimus. Näiteks tekib siuke liikumine, mis on päris progressiivne ja seisab vastu kristlikele arusaamadele, et abielueelne ja abieluväline seksuaalvahekord on kuidagi probleem. Küll aga nad üritavad soodustada noorte seksuaalset omavahelist läbikäimist, sest see annab, eks ole, rahvusele palju uusi liikmeid, mis on olulised, võib-olla te juba aimate, mis liikumisest ma räägin, aga samas nad üritavad ka oma lapsi kaitsta, eelkõige selle eest, eelkõige läbi mingite esteetiliste kategooria nagu kategooriate nagu ninakuju, eks ole, lõuajuun, juukse ja silmavärv ja selle sama Preisimaa seaduse alusel, mis muidugi 1871, kui Saksamaa ühendati, muutub küll paragrahviks 175, aga sellele viidates siis härra Hitler otsustab ka kõik homoseksuaalid koonduslaagritesse saata. Esialgu küll nagu väidetavalt sunnitööle, aga noh. Jah, ühesõnaga ma ei tea. Ma tegelikult ei taha sellest teemast rohkem väga rääkida, see on masendav. Aga sellepärast ma liigun ruttu, ütlen sellest teemast üle, aga edasi uude maailma. 40ndate lõpul siis hakkab Kinsey avaldama oma raportid ameeriklaste seksuaalkäitumisest ja Kinsey on selles mõttes huvitav, et tema uurimisobjektiks ei ole enam vaid patoloogiad, vaid absoluutselt harjumuspärane seksuaalne läbikäimine perekondades, noorte hulgas, vanade hulgas. See on iseenesest juba selline uurimisküsimuse püstitamine on mõnes mõttes vastuolus heteroseksuaalsuse dogmaga, ehk siis, et see on nagu loomulik ja kõik ülejäänud on ebaloomulik, sest see eeldab, et need asjad on ajas muutuvad, kuidas inimesed harjumuspäraselt oma seksuaalselt läbi käivad. Ja tekib ka tehnoloogia areng, eks ole, mis võimaldab mõõta närvi aktiivsust, võimaldab panna kaameraid dildosesse ja uurida, mis seal seksi ajal ikkagi toimub. Ja tagajärjeks on see, et looduslik heteroseksuaalsus kui iha paljunemise järele peab seksivaldkonnas ruumi tegema ühikule, mida nimetatakse orgasmiks. Ja William Masters koos abikaasaga Virginia Johnson on ilmselt üks esimesi, kes tõestab ära, et sellist asja nagu vaginaalne orgasm ei ole olemas. See vaginaalne orgasmiga ümpris vähe pistmist on ka Kinsey poolt juba välja selgitatud, aga tema probleemiks on muidugi see, et keegi ei jaksa tema 1000-leheküljelistest raportitest detailide välja koukida, sest enamasti inimesed loevad 3 lehekülge ja siis lähevad masturbeerima või midagi. Sealt ja meedia on Kinsey raportitest šokeeritud absoluutselt teiste asjade tõttu, näiteks sealt tuleb väide, et 10% meestest on homoseksuaalsed ja enamus ameeriklastest tegelevad masturbeerimisega, mis midagi pärast šokeerib avalikkust ja tekitab suuri diskussioone. Ja teda hakatakse kahtlustama kõikvõimalikes metodoloogilistes probleemides, mis magedal kombel jõuab isegi läbi ühe fraasi tema tehtud mängufilmi, mida ma olen näinud. Aga jah, selles mõttes, kui sa tahad uskuda, et inimesed ei rahulda ennast ja geisid ei ole olemas, siis see on osa sinu heteroseksuaalsest religioonist, ma ütleks.
orgasmi liikumine seksuaalakti keskmisse hakkab oluliselt legitimeerima samasooliste vahekordi ja seab ka suures osas kahtluse alla arusaama, et heteroseksuaalsed seksuaalaktid on järglaste saamise imiteerimine, mis siis oli varasem selline religioosne dogma, millest inimesed hakkavad tasapisi üle saama. Seksuaalrevolutsioon langeb kokku väga paljuski arusaama levikuga, et vaginaalne orgasm on müüt, seega nagu handjobid ja blowjobid ja kõik selline asi tegelikult mõnes mõttes tekivad 60-ndatel heteroseksuaalsesse kultuuri normi. Ja võib-olla üks unustatud sajandi keskpaiga fenomen on see, et on autostumise levik, mis idablokist nagu küll suuresti mööda läks, aga autos seksimine ning selle loomulik osa kohtingu kultuuris aitas ka kindlasti kaasa nagu sellistele, ma ei tea, ma ei ole kunagi proovinud, kuidas üldse üle esiistme käigukangid, et kellegini jõuda, see on minu jaoks müstika. Alates seksuaalrevolutsioonist muidugi on heteroseksuaalsus üritanud end kehtestada läbi lastekesksuse, väites, et kõige parem kasvatus tuleb kahest eri soost lapsevanemalt või samasoolised lapsevanemad on kuidagi ohuks lapsele, pidurdades tema loomulikku arengut või siis teda seksuaalselt ära kasutades, aga teadus näitab, et vaja on piisavat arvu lapsevanemaid, mitte eri soost lapsevanemaid ja mis puudutab seksuaalset ärakasutamist või mingisuguseid probleeme arengus, siis kõik need nähtused ei ole seotud lapsevanema sooga. Aga muidugi ei saa ka öelda, et see baasarusaam heteroseksuaalsusest, milles mees viljastab passiivset naist, see tegelikult kehtib tänapäevani. Filmid saavad näiteks palju rangemad piirangud suures osas just liiga pika naise naudingu kujutamise eest, eriti kui see naise nauding ei tule peenis vaginasse seksi tüübist nii-öelda. Iga film, mis kommertslikku edu soovib saavutada, kujutab seks enamasti vaid läbi selle, et mees on aktiivne ja lõpetab. Ja muidugi sellised veidrad, perverssed väärarusaamad on ka põhjustanud näiteks ilukirurgias palju võimalusi. Näiteks vulva saab ümber ehitada viisil, mis vaginaalse seksi ajal tekitab suuremat hõõrdumist kliitoriga ja kliitori ja peenise vahel ning seega laseb modernsel heteroseksuaalsel naisel nautida vaginaalset seksi, nagu Jumal on seda ette näinud. See, et mehe ejakulatsioon on seksuaalakti põhiline osa, ilmneb ka pornograafias läbi selle, mis on tuntud kui money shot või bukake nähtused, mis ilmselt on hakanud levima AIDSi epideemia tõttu, mil nagu rohkem kontakti oli natuke riskantne, aga ma ei teagi, siin me oleme ja raske on öelda, kuhu see kõik välja viib. Ma ei oskagi väga hästi kokku võtta seda teemat. Heteroseksuaalsus on ilmselt kokku võttes mõneti lausa religioosne nähtus või vähemalt religioossete juurtega nähtus, milles enda seksuaalsust ja tundeid
soovitakse tajuda looduslikku või jumalikku absoluudina. Noh, näiteks ka meie enda rahvusriigis eksisteerivad pervertidest heteroideoloogid toovad kuidagi välja, et punaste juustega humanitaarharidusega neiud on ohuks rahvastiku kasvule. Ilmselgelt tegemist ei ole kuidagi faktipõhise väitega, vaid lihtsalt uskumusega, et ninarõngas lukustab kellegi emaka igavesti kättesaamatusse kohta. See nagu peegeldab pigem nende väidete tegijate endi sihukest piiratust, kuna just nad soovivad nagu näha ennast absoluutsena, et nende peenis sobib absoluutselt igasse vagiinasse ja iga vagiina ihaldab nende peenist ja see sobituvus on sihuke absoluut, mis kehtib. Samas on selge, et heteroseksuaalsust nagu see 19. sajandil leiutati, sinna on lisandunud vahepeal lahutus, naiste majanduslik iseseisvus, paljunemiskeskse mõtlemise seksist on asendunud orgasmikeskne. Kõik see tekitab küsimusi, mis saab heteroseksuaalsusest edasi, sest see laiali valguvus, et me leiame ainult sellest nagu märke sellisena, nagu see oli, aga tegelikult ei ole siin enam nagu mingisugust koos hoidvat liimi, nagu mingisugune absoluutne dogma, ükstapuha kui konservatiivseks sa ennast pead, siis kõik need lahutused ja noh, ma ei usu, et isegi konservatiivsed inimesed tänapäeval suudaksid aru saada, mida tähendab seksuaalsus sellisena, nagu seda algselt silmas peeti, kui heteroseksuaalsus loodi, et see on ikkagi, me oleme jõudnud kuhugi, kus oleks vist aeg tunnistada, et kõik on ma olen nii väsinud. Ma ei tea, miks ma üldse üritan seda kokku võtta.